Kõige hullem haigus, mis metsloomal olla saab, on Eesti inimese arvates ikka marutaud. Aga tänaseks on ka teine tõbi levimas. Eestis elavate rebaste ja kährikute seas möllab kärntõbi. Naha sisse poeb lest, see muudab looma kasuka hõredaks ja väikekiskjad võivad surnuks külmuda. Kuigi lest ise ei tapa, siis looma nõrgenenud immuunsus toob enamasti kaasa ikkagi surma. Kuskil 10 aasta jooksul ma olen läinud kaugelt ühte tervet rebast, mis oli valasti nagu laste abitsas oli ilusa karukattega, aga ülejäänud on kõik on niisugused sabad on sorus, neil on karv on pulstunud ja nad ei olegi rebase värvi. Õnnetuseks hakkab kärntõbi külge ka koduloomadele. Seda teab rääkida Järvamaal Roosna-Alliku valla metsade keskel mesindustalu pidav Peedu Väin. Mesiniku valvekoerad jäid kärntõppe. Kutsadel langes tagatipuks kogu karv maha. Nahk kattus aga veritsevate mädapaisetega. Mees pöördus Paide loomakliinikusse. Kõige lähemal 18 kilomeetri kauguselt Paidest sain nii-öelda loomatohtri, kes oli nõus kohale tulema. RR initsiaalidega härrasmees ja tuli kohale, pani kilekindad kätte, vaatas 10 meetri pealt neid koeri ja ütles, nende koertega ei ole enam midagi teha, need tuleb maha lasta. Ja samas pöördus minema ja ütles, ma tahan selle visiidi eest saada 500 krooni. Kas ta tegi ka midagi peale kinnaste kätte tõmbamise? Kas ta koeri puudutas, katsus, vaatas? Ei, ta üldse ei läinud koerte ligilegi. Ta oli sama kaugel koertest kui meie praegu. Salapäraste tähtede R ja R taga peitub Paide loomaarst Raivo Raja. 10 meetri pealt diagnoose paneva vetgeeniuse Raivo Raja juttu Peedu Väin ei kuulanud. Ligi 30 aastat koeri kasvatanud mees lihtsalt ei uskunud, et haigusele ravi ei leidu. Et aga rohkem raha tal Raivo Rajasuguste tõpratohtrite jaoks polnud, siis üritas taat esiisade tarkusi abiks võttes koerad ise terveks ravida. Need koerad on mulle nii armsad. Nad on korra minu elu päästnud ja kuidas ma võtan ja lasen oma armsad koerad maha. Nii et igal juhul ma läksin ikka ravimise teed. Hakkasin neid pesema nii seebi kui šampooniga ja kuivatasin ja siis määrisin puhta meega nad kokku. Ja niimoodi, kui ma korduvalt tegin juba 20 korda, siis hakkasin nägema, et haavad hakkavad paranema, kärnad hakkavad paranema ja karv hakkab nagu kasvama. Koerad on tänaseks kosunud ja paks kasukas on neil taas kenasti seljas. Taat on uhke ja tänab taevast, et Raivo Raja nõuannet kuulda ei võtnud. Aga nüüd pärast penidega mässamist on tal omal suur mure. Neetud lest hakkas mehele endale samuti külge ja tundub, et sellest enam lahti ei saa. Peedu Väin on enda sõnul jooksnud tohtrite vahet, aga keegi ei oskavat teda aidata. Selle mässamisega, mis ma neid pesin ja ma läksin ise ka üleni kärna ja sügelemine on hirmus. Tähendab, isegi kahtlustan seda, et ma sain koertelt selle nakkuse, mis koerad said rebastelt. Ja tuleb välja, et ta ikkagi on inimesele ka nakkav. Ma olen käinud mitme nahaarsti juures ja keegi ei tunne seda haigust ja tekib kogu aeg see pidev sügelemine ja kratsimine ja ravin ka samamoodi mesindussaadustega ennast. Jama kui palju, mingi metsloomade tõvega. Aga kas ikka palja mee, viina ja pesemisega saab lesta naha alt välja ja kui ohtlik see haigus inimesele on? Need sügelised inimese nahas või paljune. Need tekitavad seal üks paar nädalat sellist ebamugavustunnet, koorikuid ja villikesi. Muidugi, kui looma ei ravi ja kogu aeg olla temaga kontaktis, siis on niimoodi, et uued need valmikud ronivad aga naha pinnale ja vassed ja paljunevad edasi niimoodi, et probleem ongi, kogu aeg on sügelus peal. Nüüd maaerra ravib niimoodi, et määrib neid viina ja meega, et kas sedasi on võimalik terveks saada? Tegelikult ei ole. Ta pühib sealt nahapinnalt maha
need vassed ja valmikud, aga suur osa seda seltskonda elab rõõmsalt nahakäikudes edasi ja sinna see mesi ja viin ei jõuagi. Kui kaua läheb aega, et võib juba loota, et nüüd need lestad on lõplikult tapetud ja loom hakkab paranema? Tegelikult laias laastus 1 kuu kuni 2 tegelikult kindlasti isegi, et täpilauste puhul on seal, pannakse neid 6-ajase intervalliga. Nüüd see süstelaus, oda kasutatakse 2-nädalase intervalliga, 2-3 süstimist. Ja siis on mure murtud? Põhimõtteliselt küll, jah. Et lest aga vähem metsas leviks, oleks vaja jõudsalt siginud rebaseid ja kährikuid rohkem küttida. Jahimeestel puudub aga huvi, sest niinimetatud pika rauapaugu hind algab 18 kroonist. Kui liha ei saa ja ka nahaga pole midagi teha, siis ei tasu lihtsalt metsas rassimine ära. Et miks siis jahimehed ei taha kährikuid ja rebaseid küttida? Eks nende arvukus on tegelikkuses ju päris suur ja seda, et neid ei kütita, seda nüüd ütelda ei saa, sest viimased andmed, mis praegu käes on, ütlevad seda, et kährikuid on kütitud 6000 ringis, rebaseid 8000, nii et see 14 000 ei ole üldse väike arv. Aga neid on tõeliselt palju ja eks praegu on ka selline situatsioon, et teatud juhtudel meestel võib osutuda see lihtsalt see pauk, mida nad peavad tegema, see lihtsalt liiga kalliks. Kindel on see, et nii taadi kui ta koertega saab kõik korda. Loomakaitsjad on taadile ka oma abi pakkunud ja vähemalt kutsade raviarvetega saadakse üheskoos hakkama. Teistele olgu see lugu aga õpetuseks. Vaadake oma kodumaja aed üle, et metsaelanikud lihtsalt sisse ei pääseks. Kui aga teie taluloomad ikkagi nakatuvad, siis minge kiiresti veterinaari juurde. Ärge oodake, kuni loomal kogu karv maha kukub.